Koristamisel on oluline tulemus. Koristamise eesmärk on puhtus. Puhastusteenindaja viimane pilk on kliendi esimene pilk. Pindu puhastades hinnatakse tehtud tööd nii, nagu klient seda näeks. Kui märgatakse mustust või puhastamist vajavaid kohti, siis tehakse parandused. Töö hindamisel arvestatakse erinevate teguritega, mis võivad mõjutada töö tulemust. Näiteks vaadatakse pinda erinevate nurkade alt või erinevas valguses. Kui mõnda plekki ei õnnestu siiski eemaldada, siis küsitakse vajadusel abi puhastustööde juhilt. Kui märgatakse mustust, mille puhastamine ei kuulu puhastusteenindaja tööülesannete hulka, siis pöördutakse puhastustööde juhi poole. Puhtus on terviklik. Võib juhtuda, et üksikud määrdunud kohad, mis ei pruugi üldse olla puhastusteenindajate tööülesannete hulgas, tekitavad tunde, et ruum on must. Kasuks tuleb, kui on selge, kes millise koha puhastamise eest täpselt vastutab. Näiteks kontoritöötaja enda tööülesanne võib olla lauatelefoni ja klaviatuuri puhastamine. Laualt tolmu pühkimine võib olla ka puhastusteenindaja tööülesanne. Ruumi vaadatakse kliendi pilguga. Määrdumist märgateks tehakse puhtaks või informeeritakse puhastustööde juhti. Kui ei oska, ei saa puhtaks, siis küsitakse abi.